tegemist on vabatahtliku päästekomandoga. Et kõik, kes siin täna olemas on või üldse käivad, siis see on nende panus ühiskonda, selle nii-öelda turvalisuse tagamiseks. Palju on suhteline mõiste iseenesest, meil on puudus alati, aga teistpidi meil on jälle huviliste pool huvi on suur, aga neid, kellel oleks aega panustada, neid on vähe. Meil on umbes 6-2-3 inimest, kes tulevad, et nemad tahaksid. Aga poole aasta jooksul nad aega ei leia, nagu tegelikult siin valves käia. Aluseks on tervisenõuded. Ja tervisenõuded miinimum on, kellel on juhtimisõigus. Nii-öelda autoroolis. Kõigil. Enamus kõigil on. Aga see ei ole nagu oluline. See on võrdsed tervisenõuded lihtsalt. Ma ausõna peast ei oska praegu öelda. Minu meelest on autojuhtimisel tervisenõuetesse kuulmise tasa sees, mis peab olema. Praegu ei ole. Praegu enam ei ole. Ma mõtlen, seda peaks kontrollima, aga ammu muudeti ära. Nägemise nõue on. See on. Aga meil on nii-öelda tervisenõuded on samad, mis siis autojuhtimiselgi on miinimum. Meil on siin natuke teistmoodi, sest meil on ka suitsusuhkeldusteenus, mis on siis sama, mis kutselistel nii-öelda. Ja see on töötamine riskikeskkonnas ja töötamisel riskikeskkonnas on eraldi tervisenõuded ja need on juba oluliselt seal on juba keeruline ka paljudel kutselistel nii-öelda pidevalt vastata nendele nõuetele. Eestis on siis 2 sorti päästet, eks ole, üks on see kutseline pool ja ülejäänud on kõik vabatahtlik. Vähim kutseline on Tartu linn, nii Kalevi tänav kui Annelinn. Aga kui siit näiteks, ma ei tea, Võru suunas liikuda, siis järgmine kutseline komando on Võru. On Põlva, on Otepää. Aga vahepeal kõik need suured alad katavad ära tegelikult vabatahtlikult. Meie seltsil on ka teine komando, mis on siis Kambjas, et meil on nii-öelda kahes kohas paiknemisega. Kui me siin nii-öelda ehitame ja remondime masinaid, siis seal me täna ehitame maja, et seal on puhas ehitus praegu. Millega üldse pääste tegeleb, kas teie teate? 100% päästab kõiki. Päästab kõiki. See on hea, kuhu poole me kõik püüdleme. See nii-öelda tulekahjud liiklusavarii teeannetused on nagu tavaline siis, mida kõik inimesed aru saavad. Täna on juures ka näiteks elanikkonnakaitse, mis tähendab siis varjumist ja kriisideks valmisolekut. Siis on meil suur hulk on ennetustegevust, et üldse õnnetus ei juhtuks, sest nii on inimestel kõige parem tegelikult. Et tuletõrjujad tahab alati tuld kustutada, aga parem on, kui inimesele mõistes on parem, kui ta põlema ei lähe. Aga
kui ei ole tulega, aga siis võib võtta. Päästel ei tohiks kunagi olla igav tegelikult, et meil ongi need ennetavad tegevused sinna juurde, siis millega tegelikult tegeletakse. Ja kui ei ole õnnetusi, siis ega valmis peab ikka selleks olema. Ja sellepärast tehakse väga palju seda treeningut või harjutamisi siis. Mõned õnnetused ei tule kellegi kunagi terve karjääri jooksul ei tule ette siukse õnnetusi, et millele peaks reageerima, aga oskused peavad ikka olemas olema. Varem oli terve see pool majast kutseline tuletõrjekomando. Nüüd on meil ainult 1/3. Aga kõrval on naabriks kiirabi näiteks, et kiirabi kasutab teist poolt maha hoonesti. Kiirabi on ka seal siis jah? No neil on ta nii-öelda tagavara baasina, et... Ei ole näinud nagu saab kiirabi siis nagu... Läbi ukse vaadata sisse seal. On küll. Nad mingil hetkel olid siin päris mitu autoga, kui Tartu baas oli remondis näiteks. Ja kui reservbrigaadide mehitamine on, et siis samamoodi siit lähevad kõik välja üle Lõuna-Eesti. Aga... mis me veel räägime? Suitsusukerdus nõuab ka peale tervisetõendi füüsilist ettevõimekust. Ehk siis iga aasta need mehed, kes võivad seda suitsusukerdusteenust osutada, peavad läbima ka füüsilised katsed peale tervisekontrolli, pluss koolitused. Lastega tegema ka? Sellepärast on see väike juuseri koht on meil lihtsalt. Jah, enamused vabatahtlikest on need, kes saavad kuskilt koguneda lähedalt nii-öelda väljakutsele, kui alarmeerimine tuleb siis või sõnum tuleb siis. Aga meie vahe on see, et me oleme siis ööpäeval ilmselt olemas siin koha peal. Jällegi, vaba tahe tegelikult. Õnneks ei ole. On telefoni sõnum ja raadiojaama sõnumid. Neid sõnumid ja helistamisi tuleb, see ei ole probleem. Aga kutselistes on jah, koos alarmeerimisega kõik. Aga see ehmatab just. Jaa, et need, kes inimesed elavad siin ümbruses, et siis oleks, et siis neil oleks ei ehmatab. Varem oli siin isegi, kui kutseline komando oli. Sireenid on kuulda, kui auto või sireenid. Auto seepärast nähtavalt kuuldavaks, jah. Siis tehniliselt on nii, et iga auto sõidab oma 25-kilomeetrise väljasõidupiirkonnaga ringi. See on selle masina ala nii-öelda. Ükskõik, kus ta on, siis ümber tema nii-öelda lähimad kutsed antakse talle. Täna nende kutsete jagamine autodele ei sõltu sellest, kus maja on, vaid sellest, kus auto on. Nii et kus auto on, seal 25 km. Jaa, kui niimoodi küsida kaugemalt, siis näiteks Annelinna auto on lõpetanud Võrus. Aga see on nagu järjest ühelt kutselt teisele, ta on järjest lähemal olnud niimoodi. Tavaliselt mitte. Üle Eesti on ainult keemiapääste, on kõrgustest pääste, sellised nii-öelda väga spetsiifilised teenused teenindavad üheskoos tervet Eestit. Igas punktis, ütleme, 4 kohas Eestis on olemas, aga kui on tööd vaja teha, siis nad nii-öelda kõik toetavad teisi. Näiteks varingupääste on ainult Lillekülas, et tema teenindabki tervet Eestit tegelikult.
esimese töö teeb ikkagi kohalik ära jälle. Õnneks on Eesti väike. Jah, meie koormus on jah, siuke 350-370 sõitu aastas. Nii et see tuleks nagu iga päev? See ei ole nagu Eesti mõistes tavaline, et see on meie eripära pigem. Nii et mõned päevad on mitu sõitu? Ja, kui on 8 sõiduga päev, siis ülejäänud 7 päeva on sõidu. Võiks olla. Aga meie sõidul ka kiirega aitamine näiteks, kui on mingid tõstmised, kandmised, politsei abistamised, et on need uste avamised, uste akende avamised. Lihtsalt päästel on tööriistu rohkem ja nad saavad võtta selle ukse või akna lahti või redeliga aknast sisse vaadata vähem vara kahjustades, vähem lõppudes. Politseis tuleb ukse maha lüüa, aga päästega oskab, kui on kiire, aga me püüame nii-öelda pärast ka nii-öelda asju tervetest nii-öelda kokku tagasi panna. Loomapääste või siis see osa väljakutsetest, et kui varem oli nali, et pääste käib kassi puu otsast päästmas, siis täna on see tavaline. Kui keegi on kassi luukele puu otsas näinud, võib mulle ka teada on. Vahet, ta on nagu seda siis surnud puu otsa. Need ei tule siin, nad tulevad alla. Nad ei jää sinna üles. Me püüame olla kolmekesi valves ja siis vastavalt sündmuse põhimõttele jagada, et kas üks jääb siia nii-öelda reservauto peale või lähevad kolmekesi välja siis. Jah, see on nii-öelda Eesti riigi poolt lubatud miinimum, 5 võib ka olla. Aga 2 või 3 on kalbatud? No, 3 on enamus sündmuste puhul ikkagi, suitsukas liiklusavariid on ikkagi 3-liikmelised. Aga me otsustame tulekahjude järgi, et kui tulekahjudel on paakautot juurde vaja, siis üks mees tuleb selle nii-öelda veega tagant järgida. Kokku ikka 3 siis ja 2 läheb ja 1 jääb kui vaja. Inimese põhjustatud. Kas on enda lohakus või tähelepanematus või siis ehituslik praak nii-öelda. See on siis elektriga seotud? Elektrid, küttekolded. Ja kütteperioodi algus. Siis jõulude aastavahetus. Jaanipäev. Hästi kulupõletamist on väheks jäänud juba, sest meil on enam maad ära haritud. Ja meil on kindel küsimustik
millele siis vastates ilmneb nii-öelda väljakutse tüüpprioriteet ja vajadus, kes sinna reageerivad. Aga nagu avariile, kui on avarii, tõesti, kes on esimestel läheb kohale? Politsei. Kui nähakse vajadust, siis pannakse kas kõik sinna reageerima, kui üksinda läheb, siis läheb reeglina ainult politsei üksinda. Ja see on siis politsei, see avariimenetaja, kes aitab lihtsalt välja selgitada, kelle süül on. Kui on kannatanu, siis reageerib niikuinii kiirabi ja lähim pääste sinna. Et on sündmustel esimesel hetkel kordades adekvaatsemad kui täiskasvanud inimesed tegelikult. Nemad ei mõtle tagajärgedele, nemad elavad selles hetkes nagu tol hetkel. Ja sellepärast on tegelikult ka laste ja lapsi koolitame, et nad märkavad kodus ohtlikke asju ja ei häbene seda kõva häälega välja öelda. Ja 112 number ei lähe neil meelest ära. No need on erinevaid. 112 number lastele õpetatakse 1, 1, 2. Hea kurde. Aga paljud täiskasvanud on ütlenud, et kriitilisel hetkel läheb meelest ära. Täiskasvanud? Ja paljud täiskasvanud ütlevad, et juhtus midagi, õnnetus juhtus, aga number, kui helistada meelde ei tule, kui helistada. Eriti päästad ise. Ja. Tööalaselt ei kasuta teisi numbreid lihtsalt, et üks masin, just tagavaramasin, mis on mõnel pildil oli kuskil näha, on teistis juba täna ära, sest ta läheb nädalavahetuseks Haapsalust kiirendusvõistlust turvama. Tervandi. Jah, siit vastast. Kõrvandi. Tagasihoidlik köök ja natuke saab magada ja no, on vaja vahepeal midagi, see on mingisugune, see on mingi auhinnana tulnud iseenesest, et see on sülkene. Siis kui te välja tagasi lähete, siis vaadake, kas te tunnete ära. Siin pildi peal on üks mees, kes täna on valves. See on sellest ajast pärit. Ja, tal on annet. Hiljaaegu leidsime selle masina üles, et see on Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas. Kuhu? 70. äkki. Ammu. See auk on oluline. Hoia küll. Siit käib traet läbi, sellega seotakse kõik vooliku otsad kinni. See metall ja voolik ise omavahel kokku. Kõik vooliku otsad on traadiga seotud ja see on see, millega tavaliselt tehti tööd.
tänasel päeval on ta lihtsalt metallist ja nii-öelda mingi pingi küljes. Aga tehnoloogia on sama. Kontrollivad varustuse varem ära ja siis on kõik valmis. Siin üks härra küsib, proovida üles sinna istuma minna. Hea iste. Tavaline töökoha osa iseenesest. Kui me räägime tuletõrje varustusest, siis selleks, et seda suitsukust teha, on need tulekindlad riided, ehk siis millega te näete need roobad. Need tegelikult kannatavad temperatuuri kuskil 600 kraadi. Aga korraks. Aga töö on selline, et ja istmetes on kinnitatud ka siis hingamisaparaadid, mis käib nagu seljakott selga, siis selline hingamisaparaat kaasa. Ja need on siis nii-öelda seljatugedes olemas kohe. Mitu hingamisaparaati on siin autolis? Meil on 3 aparaati 3 mehele pluss 3 varuballooni. Sellist intensiivset tööaega erinevat inimesest kuskil 15-20 minutit ühe ballooniga. Ja balloonis on tegelikult puhas õhk lihtsalt. Sama nagu sukeldumisel. Meie vahel lihtsalt maskis, et sukeldajatel on teistsuguse profiiliga mask. No, temperatuur ka on väike mure. Siis kui seda poolt vaadata, mis teie arvate, milline on kõige rohkem valitud tööriiste? Muukimisraud, jah. Tegelikult siis jah, see tööriist on kõige õigem. Tegemist on lihtsa kangiga, aga hästi palju töövõtteid, kõik uksed, aknad on avatavad, nii autodel, korteritel. Kõike saab tõsta, painutada ja leiutati või nii-öelda leiti see tegelikult Ameerikas peale ühte pangaröövi, kui see maha jäi. Ma lugesin selle kohta, jah. Ja siis hakati uurima, mis see on, mis sellega teha saab üldse. Kokku on nii-öelda erinevaid töövõtteid, ikkagi sadu, mis sellega teha saab. Teistpidi hästi tugevaga, hästi lihtne asi kaasa võtta ja igal hetkel on tast abi. Tavaline metallist asi. Võib-olla must natukene. Siis nii-öelda liiklusavariidel ja mujal kasutatav tehnika on ka meil jõudnud nii-öelda akutehnoloogiasse juba. Mis see on? See lükkab laiali, mida vaja kõik on. Suudab laiali suruda natuke alla 30 tonni. 3 tonni.
ja teistpidi ta ka lõikab, ehk ta tegelikult nii-öelda suudab metalli lõigata teistpidi. Ehk siis kõik sellised liiklusavarii tööd, kõik tehakse sellise tööristaga juba ära iseenesest, kui on vaja ruumi juurde teha iseenesest. See on see alates õnnetuse toimumise hetkest, häirekeskus, väljasõit, koha peal töö tegemine ja haiglasse ka veel. Et see on niisugune, peaks tunni aja jooksul hakkama saama. Metalli... Näite. Ega me ei pääse ilma tavaliste tööriistadeta ja... Palju vett mahub? Selle auto peal on 2,7 tonni. See palju? Ei, tuletõrje jaoks on väga vähe. Aga kui saab otsa, kust siis saab võtta? Kas on tuletõrje hüdrandid või on meie paakauto, kus nurga peal väljas seisab siis? Aga veel tiigist või kust saab võtta? Jah, kõik. Ümberringi kõik võrud. Kõike tehnikat. Väga vähe on. Meil on kordades rohkem asju vaja. Ja mitu meetrit on need voolikud? Kõik on 20. Kõik on 20 meetrit voolikud. Pinnapääste pool ja siin on need pealekauba tööriistad, mida siis nii elektri jaoks... Vee peale või? Ja need on veepääste ehk siis nii-öelda pinnupääste või keegi on... Ja need olid? Siin on nii-öelda kõik, mida võib veel pealekauba vaja minna, nii valgustuseks, elektriks, kõik kannatanud assimiseks. Et ka meie teeme seda tööd ikkagi. Jällegi võiks igas kodus olemas olla, sest see komplekt on nii-öelda veekindlas pakendis. Lähed kalale, lähed matkama, saad igale poole kaasa võtta. Aga tegelikult on ta kodus olemas. Peaks olema tähendab? Ei pea selline olema, võib ükskõik milline olla. Aga mis seal sees siis on sellest komplektist? Hästi lihtsalt, mõned plaastrid, natuke sidet. Hästi oluline võib-olla on termolina hoopis. See on siin termolina. Valuväigistit, mingit lihtsat asja. Te näete, kuldne kile pannakse ümber alati liiklusavariitel, sest termolina see hoitab sooja hoida, mis ise on hästi õhuke kile. Aga kui kaua sellega saab olla selle termolina? Vähe aega, aga kui sa oled ette kukkunud ja märjaks saanud, siis ta tuult hoiab, sooja hoiab. Järgmise lahenduseni, kuidas ennast ära kuivatada ja kuidas kuhugi varju saada. Ta on nii-öelda esmaabi asi ikkagi. Nii et see... Esmaabi peaks olemas olema. Magamispott ja lamp. No neid on erinevad lihtsalt. Tikkus on küünal. Kellel jällegi, ma ei tea, veepuhastus. Et kellel meeldib kalal käia või kuskil on selline universaalne komplekt. Siin on kõik olemas. Tule süütamiseks, tähelepanuks, kala püüdmiseks. Siin on selline universaalne komplekt. Hästi väike, mahub kaasa. Aga süüa ei tohi unustada. Õige. Meil on kõige kallim versioon söögiste. Et meil on, see on Eestis toodetud ja kui külmutatud ilma säilitusaineteta.
kõige kallim. Mis see maksab üks pakk? Ma ei julge küsida. 6-7 euro käis. 6-7, jah. Mis on sees on siis? Siin on pealkirjas kõik nii magustoitudest kuni riis ja kana, kartulipuder peikoniga, kalkunit. Et siin on kõik erinevaid, tegelikult maitsevad hästi, nad on oma hinda väärt, aga see on see tulesüütamise komplekt on ka kaasas, millega siis soojaks saada. Et see nii-öelda valad sooja vee peale ja ootad ette nähtud aja. Kuum vesi peale veel? Jah, kuum vesi peale, ootad oma paki peal ette nähtud aja ja on söök valmis. Tegelikult on paljudel inimestel kodus samasugune reserv olemas. Mitte sellisel kujul, aga mingite konservide, hoidiste. Ei pea olema see kallis lahendus, lihtsalt kapis seismas. See on see laisa inimese lahendus. Siis kindlasti, mis peaks olemas olema, on mingisugunegi variant, mille sees seda sööki teha ja mida kasutada. Siin on erinevaid nii-öelda joogilõbuga, mida saab kasutada igapäevaselt ja mis on siis ka tegelikult olemas, mis ei lähe nii lihtsalt katki. Kui õnnestub puhast vett teha millegiga näiteks. Me siin nii-öelda ümberringi kuuleme sellest puhta joogivee probleemist küllalt iseenesest. On see idanaaber, kes korraldab seda seal kuskil. Kõige gaasipõleti, millega nii-öelda tuli üles teha, neid on erinevaid tegelikult, et noh, kas sellise komplektina, sellise komplektina. Kõik. Aga tikud võivad saada märjaks või otsa. Kuidas siis saab? Siis saab tulapulgaga. Tihte. Jällegi, selles nii-öelda kõige väiksemas igapäevakomplektis on teistsugune, aga samamoodi olemas selline sama asi. Mina sanon, et minu jaoks kõige olulisem, teile võib-olla teeb see nüüd nalja natukene, on informatsiooni hankimine. Noh, sest kriisiolukorras tuleb ainukene informatsioon siis Eesti raadiolt, selliselt raadiokanalilt. Just, seda mõtlesingi, et teile teeb see nalja natuke nüüd, et hästi palju räägitakse seda. Tegelikult enamus elanikkonnast ütleb, et neil ei ole seda tavalist raadiot vaja. Et ma saan telefonist kätte, aga internet on üks esimese asju, mis otsa lõpeb. Ja ei ole, aga raadiot sellel sagedusel, seda saab üle Eesti hoida kaua töös nii-öelda. See on ka lamp sama. Ja see on päiksepaneeliga akupank, sellega saab nii-öelda mitut asja peale raadiokuulamise veel teha. Pluss, kui on igav, siis saad seda laadida niimoodi. Ja lamp ka samal ajal, jah? Taskulamp on olemas ja siin on USB-pistik olemas, et saab panna veel laadima midagi. Kõike odavamad poed, noaluksid ja mingid sellised, mis ta nimi oli? Ei on noaluks üle, mis selle? Magasin on, siis on veel Kodu Ekstra valgusteid selliseid, millega saab hädapärast näha, kus sa oled, kus sa lähed, mida sa võtad ja teed.
kodust ära minnes ei maksa ära unustada kunagi isiklikku hügieeni. Nii palju, kui seda võimalik tagada, on siis hambapasta, hambahari, midagi pesemiseks, kõik sellised asjad nii-öelda sobivad. Mina magamiskoti puhul soovitan alati vaadata, mida osta. Sest siin on temperatuur, kuna magamiskotti kasutada saab. Ja siin oli, kraadid olid väga siin on palju miinus pluss 10. Jah, 20. Kuni pluss 10. Jah, pluss 20, pluss 10, nii et... Just, täna öös enam ei saa juba. Täna öös oli juba mingi 7 kraadi ainult, et tegelikult müüakse neid ka miinus 20 kraadile, et oluliselt parem, et kindlasti ei tasu, talvel on täiesti kasutu, noh, soojem on, aga eks ta on odavam selle arvelt. Sellest ei pääse. Aga teeme siis otsast peale, et põlemiseks on vaja 3 asja. Kas te oskate öelda, mis need 3 asja on, mida põlemiseks vaja on? Et toimuks leegiga põlemine. Tule kustuti. Ei, põlemiseks. Põlemiseks. Tikud. Bensiin. Või diisel. Või küt. Aga miks mitte kindad? Kindad. Selles mõttes on vaja materjali, mis põleb. On materjali vaja. Tikuga meil on vaja temperatuuri tegelikult. Meil on vaja tuld või temperatuuri siis. Kuuma on vaja. Aga üks oluline asi on veel, mida on vaja, et see põleks. Varutus. Ei, et toimuks põlemine leegiga. Tikud, materjal. Nüüd on 3 asi. Kerge sutiv aine. Ja materjal, jah, olemas. Aga üks asi on puudu veel. Süütevedelik või? Kõigile meile on seda vaja ka. Meil on kõigile seda vaja. Ei, põlemiseks pole vaja. Ma ütlen, õhku vaja. Õige. Õhku vaja. Tuul. Null ei saa põleda. Õhus on tegelikult kuni 20% hapnikku ja vaat seda hapnikku on vaja põlemiseks. Ei saa. Ja kustutamine ehk siis on alati selle hapnikuga mängimine. Et me üritame alati seda hapnikku just mõjutada. Kõige lihtsam kustutamine muidugi on see, et kui valate ämbriga vett lõkkesse, siis te rikute ära temperatuuri, ehk ühe asja rikute ära materjali, ka teise asja, siis võib seda hapnikku olla ükskõik kui palju. Aga kas pulbriga on parem kustutada? Kustutada on hea, aga koristada ei ole üldse hea. Seal peab vaatama seda, et reeglina kustutada on vaja. Nüüd mida millega kustutada saab, see on enamus kustutite peal kirjas. Enam levinud, mida te igal pool näete, on meie 6-kilosed pulberkustutid ja siin on nagu märgistusena peal ilusti, mille kustutamiseks see sobib. Pulberkustuti suur pluss on see, et ta väga paljudele asjadele sobib kustutamiseks. Siis siin on peal näidatud, et ta on nii-öelda mõeldud tahketele materjalidele, põlevvedelikele ja ka nii-öelda gaasilistele asjadele. Elektripiir on tal kuni 1000 volti. 1000 volti meil majapidamises sellist elektrit rohkem niikuinii ei ole, et see sobib tegelikult väga suurele hulgale kõikidest asjadest. Kui me teeme täna siin põlevvedelikuga, siis see ikkagi peab olema sellega ettevaatlik. Sest pulber, kuidas pulber kustutab üldse, mis te arvate? Mis see pulber teeb?
kuidas ta kustutab? Pärast teeb purju võib-olla. Ei tee. Ma olen proovinud, ei tee. Ei tee. Mina küll selle peale ei mõelnud. See ei ole see pulber. Ei ole. Jällegi juhu võtab ära või? Pulber piirab ära hapniku ligipääsu materjalile ja niimoodi ta kustubki ära. Et tegelikult kui kütused näiteks või mingid vedelikud põlevad, siis põlevad tegelikult kütuseaurud kütuse kohal. Kui panni peal rasv põlema läheb, siis ega rasv ei põle. Põlevad need õli või rasvaaurud selle õli kohal. Need põlevad seal kohal. Nüüd on vaja see hapnik sealt vahelt ära saada ja siis see kuum rasv võib alles olla. Kuum õli on potis, ei juhtu mitte midagi. Vaja on lihtsalt see hapniku ligipääs ära saada. Panni peal käib see kõige lihtsamalt ju. Kuidas panni peal käib? Vetta. Ei. See on nagu ainuke asi, mida teha ei tohi. Panevad teki. Veel lihtsam. Tekk on õige, aga veel lihtsam. Jaa, kohal. Aga ei vaata kohe uuesti joo. Sest siis sa lased uuesti hapniku juurde ja kõik on olemas. Temperatuur on. Kogemus pole, ei tea. Ei ole vaja proovida. Aitab, kui teate. Et siin on samamoodi siis, ehk kui me üritame seda siin kustutada pulbriga või kustutamegi ära ta pulbriga, siis mitte materjali sisse, et ta laiali pritsiks, vaid selle kohale, et see tolm just on see, mis kustutab seal vahel, see, mida on kõige halvem koristada pärast. Nii, et ei pane siit. Jah, kui sa sisse paned, siis sa saad suure tulekahju. Nii, üle. Ja, aga kui sa lased ta nii-öelda siit üle, siis ta eraldab hapnikku ja kustub ära. Ehk see pulber ainult tõrjub sellest alast hapnikku välja. See tolmu alas ei ole hapnikku. See ei ole eluohtlik. Ta ütles, et tolmuimega parem koristada. Siis rikub ära selle tolmuime. Mul on oma töö pärast autos juba peaaegu tühjad kustutid omavahel kokku läinud ja see on see kõik käinud autosse niimoodi. Seda koristada tolmuimejat on küll vähe sinna. Seda on päris raske, ta on päris halb tolm, aga kustutab hästi. Nii, teeme kustuti kasutamisega korraks läbi ja siis paneme põlema, muidu juhtub ära. Kõigil kustutitel, mis on nagu selles mastaabis, on manomeeter, mis näitab kustuti siis seda, kas ta on töökorras või ei ole. Kui ta on nagu rohelises alas, siis on kõik hästi iseenesest. Ei maksa karta, kui ta on üle rohelise ala. Temaga on võib-olla pahasti, ta ei vasta kõigile nõuetele, aga surve on sees ja järelikult siit välja ka midagi tuleb. Et ei maksa karta reeglina, kõik, mis on nii-öelda objektidel igal pool autodes, kõigil on ta, seda kontrollitakse Päästeameti poolt, et ta oleks selles rohelises alas. Nüüd käib ta nii-öelda vajutades, aga selleks, et seda juhuslikult ei juhtuks, on siin selline splint ees, millel on omaette see plastmassplomb, siis siuke, et seda nii-öelda juhuslikult kätte ei saa. Et keegi võib proovida ise seda välja tõmmata siit. Mina oskan juba. Ma väga vabandan. Hoonetes sees ja soojas keskkonnas peab kontrollima kord 2 aasta jooksul. Kõik külmad kohad ja autod kord aastas. Kõige tiivsama splindi kätte saada, kes tahab proovida tõmmata, ma annan kindlad kätte, et ennast jumala pärast ära ei määriks. Et ega mina olen teinud seda, mina oskan. Veel, tee veel. Vaatame. Tema juba tuleb. Tõmba sprint välja, et sa selle... No siis on juba... Teab, ütleb. Tead. Nii lihtne ta ongi, eks ole. Ta tuleb tegelikult lihtsalt kellel kõvemalt, kellel lihtsamalt, eks ole. Nüüd on see lugu, et tõsta võib seda kustutit ikka. Aga kui ma siit pealt vajutan,
siis on tolmu palju, eks ole. Nüüd on see lugu, et nüüd peab kinni hoidma seda, eks ole. Aga kas selle saab tagasi? Pane jope ka peale. Pane jope peale. Nii, valmis. Nii lihtne oligi. Nii lihtne. Võlle peale. Ilusam ja ilusam. Jaa. See läheb kõik nüüd pildi peale. See on Tartumaa fototriidu klubi. Jah, et me oleme vintakeelsed siin. Jah, et meie saime nüüd ka palju infot siin. Ja suuri me kingime teile oma veelpildi. Ja, et kingime teile mälestuseks. Väga ilus. Väga ilus. Õpetusele vaeva ja jutu kõige väikene maiustus ka